Täna pidas oma kongressi siin Estonia kontserdisaalis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja nii saalis viibijate arvates kui avakõne pidanud erakonna esimehe Martin Helme arvates on vastus enamikele küsimustele Eestis EKRE. Ükskõik mis on probleem, lahendus on alati üks, EKRE, Eesti eest! EKRE esimees teatas oma kõnes, et kui nemad võimule saaksid, siis toetaksid nad rohkem peresid, sest peamine probleem Eestis on iive. Feminism on kõige õelamalt naistevaenulik ideoloogia, transideoloogia kõrval. Kuna ta doktrineerib noori naisi uskuma, et neil ei ole vaja eluaegset meeskaaslast ja neil ei ole vaja emadust. Laste arvuga lahendatakse iibe probleem, aga rahvusriigi probleem lahendatakse muulaste deporteerimisega. Me hakkame võõraid deporteerima, kui vaja, siis massiliselt. Maksusid langetatakse. Riigikaitsele ostetakse koheselt kõik vajalik ning vajaliku raha saavad väikekoolid, teedeehitused ja kõik muud raha vajavad valdkonnad. Aga kust see raha tuleb? Piisab, kui me loeme mõned suured hiigelvarastamisprojektid, tuulikute 2,5 miljardit pluss maismaatuulikute 300 miljonit, Rail Balticu 5-6 miljardit, MTÜ-del igal aastal mitusada miljonit lihtsalt selle jaoks, et nad nii-öelda maailma parandaksid ja vasakäärmuslikku ideoloogiat propageeriksid, välisabi 100 miljonite ulatuses. Mis muljetega vaatab see peale EKRE tegemisi Reformierakonna juht? EKRE puhul on nad kahtluse alla seadnud praktiliselt kõik. Teaduse, vaktsiinide toimimise, vaatavad kahtlustava pilguga lennukite jutte taevas. Neil on ettekujutus, et Eesti on ilma asjata ära andnud kogu relvastuse Ukrainale ja Eesti on kaitseta ja kõike muud, seda me oleme kuulnud Martin Helme esituses. Ja ma võin kinnitada täie südamerahuga, et see kõik ei vasta tõele. Et faktikontrolliga kohtudesse tihtipeale jääb kaotajaks. EKRE tegemistel on aga siiski suur oht, nentis Mart Helme oma kõnes. Kuigi senised mässulised ujuvad tema sõnu kasutades juba kõht ülespidi mööda vett alla, juba tasapisi lähevad kõhud ülespoole, nagu surnud kalad. Nüüd on süvariik ükshaaval EKRE fraktsiooni lammutamas, mõistes süüdi Gert Kingo ja rääkides Siim Pohlaku firmade maksuvõlgadest, väitis Mart Helme. Meie oleme selle režiimi ainus realistlik alternatiiv ja meid nad ainsana kardavad, sest kõik teised on nende oma. Valijate häälte kindlustamiseks muutis aga EKRE tänasel kongressil oma nime. Väike lisandus tuleb nimele, et kui me räägime oma valijatega ütleme siis tänaval, siis nad kõik teavad EKRE-t ja siis nad lähevad valimiskabiini ja hakkavad otsima EKRE-t ja tuleb välja, et seal ei olegi sellist parteid nagu EKRE, vaid on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja me lihtsalt lisame oma nimele ette täheühendi EKRE, kriips, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, sellisel juhul iga viimane kui valija leiab meid ka kabiinis üles. Martin Helme valiti täna ka erakonna esimeheks tagasi, konkurente ei olnud, aeg-ajalt esimehe uuesti valimine on seaduse nõue igale erakonnale.